Tere tulemast kuulama podcasti Avastades uut maailma, kus meie peamine rõhk on sellel, et tuua sinuni informatsiooni selle kohta, kuhu me inimkonnana oleme liikunud. Mis tähendab see uus maailm, mis tähendab, et vana enam ei toimi ja nii, kuidas vanasti toimis, see enam tulevikus ei toimi. Räägime lähemalt sellest, mis toimub meie planeedil, mis toimub inimkonnaga, mis toimub kvanttasandil kui ka siin füüsilises maailmas ja miks on oluline seda kõike teada ja kuidas saad sa ka ise panustada, et olla osa sellest uuest maailmast. Aga täna räägime lähemalt sellest, mis toimub meie planeedil energeetilisel ja kvantfüüsilisel tasandil ja kuidas sa ise saad siis selles nii-öelda kvantliikumises teadlikult osaleda, mida see tähendab meie igapäevaelus, kuidas see mõjutab meie igapäevaelu. Ja me oleme täna siin koos Eda Lehesmetsaga. Me mõlemad oleme Ukraina Tehnoloogiliste Teaduste Akadeemias teadvuse võimaluste arendamise keskuse õpilased. Mõlemad oleme 6. tasemel ja sellega seoses jagamegi täna sellist, ma arvaks, et ütleks ülimalt olulist informatsiooni, mis igat inimest täna mõjutab. Ja sinuga me arutamegi seda, et mis on see informatsioon ja miks ta mõjutab meid igaühte? Tere minu poolt ka. Need on täna maailmas väga olulised teemad ja nende teemadega inimesed puutuvad kokku, kui nad vaatavad erinevaid YouTube'i videosid, kuulavad erinevaid podcast'e ja seda teemat väga laialaselt puudutatakse ka teadusmaailmas. Lihtsalt uurides ise kõiki neid teemasid ja õppides ise kõrgkoolis täna kvantpsühholoogiat ja kvantmuutuseid, siis ma arvasin, et võib-olla võiks jagada neid teadmisi läbi selle podcasti, sest et kui ma inimestega räägin, kes on õppinud, lugenud, uurinud seda iseseisvalt, siis mõtlen vahel läbi interneti, läbi YouTube'i ja erinevate muude infoallikate, siis väga palju on seda, mis on sassis inimestel, et nad ajavad mingid asjad nagu segamini, nad ei saa lõpuni aru, millest me tegelikult räägime ja ma arvan, et tänase sellise vestluse sisu sinuga võib-olla ongi see, et anname siis nagu parema ülevaate sellest, et mis on see kvanthüpe, mis on kvantüleminek, mis on nende vahe, mis on üldse see energeetiline muutus siin maailmas ja kuhu me liigume? Ja ma siin võib-olla omalt poolt ütlekski, et palju on sellist nende teemadega seoses, kui me räägime üldse vaimsest maailmast või vaimsest arengust, siis on hästi palju sellist müstikat, saladusi, igasuguseid rituaale ja kõik tundub justkui nagu selline natukene muinasjutt, et kui on selline tavapärane igapäevane inimene, kes elab oma igapäevast elu, siis talle tundubki, et see on selline natukene jutt ja et see teda tegelikult nagu ei puudutagi. Et kõik, mis toimub kuskil sellisel tasandil, mida sa hetkel käega katsuda ei saa veel, siis see on justkui nagu, las nad sellega tegelevad, see mind ei puuduta, mina elan siin oma reaalses maailmas ja igapäevases elus toimetan edasi, et te võite seal teha, mis tahate. Ja sa nimetasid, et nüüd on need inimesed, kes siis otsivad ja tegelevad nõnda nimetatud esoteerikaga, nende mõistes esoteerikaga, inimesed, kes ei ole sellega rohkem kokku puutunud. Aga ma võin öelda, et lihtsalt tänapäeva teaduskeskuses õppides meil tänapäeval ei ole enam esoteerikat kui sellist, et esoteerika tähendab seda, et sul ongi müstiline ja sa ei oska kõikidele asja selle seletust anda ja need on kõik need rituaalid ja kõik need tegevused, et siis need küünlad ja lambid ja valguskerad ja kõik see kummalised riided ja kulinad ja kõik see, mida inimesed tihti peale vaimsusega nagu seostavad, siis miks täna esoteerikat ei ole, tänapäevane kvantpsühholoogia, kõik, mis on seotud kvantmehaanikaga, kvantfüüsika, need on tänapäeval kõik juba seletanud lahti, mis siis tegelikult toimub, kuidas see toimub ja teaduslikult on täna võimalik juba kõike neid nõnda nimetatud müsteeriume lahti seletada, sest et teadvused on täna tõestanud juba Jumala olemasolu, on tõestanud peentasandi olemasolu ja ka seda, et peentasand on täna esmane ja siis sellele järgneb alles füüsiline tasand.
Sa tõid siin kohe välja sellised sõnad nagu peentasand, et räägime võib-olla enne lahti natukene selle, et mis on peentasand või peenmaailm? Kogu, ütleme, meie selline kosmos jaguneb siis 3 tasandisse. See on siis vaimne tasand, poolmateriaalne tasand ja materiaalne tasand. Kusjuures see vaimne tasand, ehk siis see, mis on kõige algus, see on kõige suurem osa. Ja meie elame siis kõige väiksemas osas selles füüsilises tasandis. Ja see füüsiline tasand on siis kõikide universumite ja ka kosmose ääreala, kus siis on inimene saab oma esmase kogemuse läbi füüsilise elu. Et kui me võtame ka meie planeedi olevusi ehk siis inimesi, nagu meid kutsutakse, siis meie peame läbima ka 3 tasandit. Me läbime oma füüsilise elu, pooltasandi, poolfüüsilise peentasandi elu ja vaimse elu. Et meil on nagu 3 tasandit. Et kui inimene sünnib siia maailma füüsilisse tasandisse praegult hetkel, siis see on tema kõige esmane kogemuste teekond. Peentasand on siis see, kuhu inimene läheb pärast surma. Ehk peentasand tegelikult on reaalsem, kui on füüsiline tasand, sest et peentasand on oluliselt suurem, kõik toimubki peentasandil ja füüsiline tasand on selle tulemus, mis toimub peentasandil. Ehk kui me räägime, et mõte on materiaalne, siis mõte on meie peentasand, emotsioonid on ka meie peentasand. See on meie emotsionaalkeha, need on meie mentaalkehad. Ja see on see, kus toimub tegelikult kogu füüsilise elu loomine. Ma usun, et kõik on kuulnud seda, et kõik on energia ja on see energia jäävuse seadus, et energiat ei saa luua ega kaotada, et see lihtsalt muundub ühest energiast teise. Ja kui me räägime ka peentasandist või ütleme, et ka sellisest kvantväljast, kvanttasanditest, kvantosakestest, siis need tegelikult ongi loovad justkui nagu selle elu. Võib-olla kui tuua nagu ka selline arvuti näide, et kui sa midagi soovid välja trükkida, eks ole, siis sa kõigepealt avad Wordi dokumendi, justkui teed nagu midagi virtuaalselt ja siis kui sa selle välja prindid, et siis see on justkui nagu tulemus. Ja meie elu, nagu ma sellest aru saan, toimib tegelikult samamoodi, et kogu meie elu luuakse seal kvanttasandil, seal peentasandil ja kõik see, mis siis nii-öelda seal toimub, sinu mõtted, sinu emotsioonid, see on siis see, mis on arvutis ja kõik see, mis tuleb, lastakse paberi peale välja, see on siis see, mida sa siin füüsiliselt oma elus igapäevaselt reaalselt näed. Jah, ja see ongi see, et sa ei saa muuta paberi peal seda viga, sa pead minema oma faili, oma dokumenti virtuaaltasandile ja muutma seal. Ja elu käib tegelikult samamoodi. Et me peame muutma midagi oma emotsioonides, oma mõtetes, oma arusaamades ja siis alles hakkab muutuma meie füüsiline elu. Aga kvant, kui selline kvant on osakene, millest kogu elu koosneb kosmoses. Et kvantosakesed on absoluutselt igal pool, kõik see, mis tuleb välja loojast, mis tuleb välja allikast, jõudes ja me oleme kosmose perifeerias, jõudes siia, siis kõik see on kvantosakesed. Ja kui me räägime siis täna kvantüleminekust ja kvanthüppest, need on 2 erinevat asja, siis tähendabki seda, et need osakesed muutuvad. Sagedus muutub. Kui me võtame korraks veel selle kvantosakese, siis tänaseks ongi ju tõestatud, et see kvantosakene võib olla üheaegselt pluss, ta võib olla üheaegselt miinus, vastavalt sellele, et kuidas sa seda vaatad, et on see Jungi meetod, kuidas sina inimesena või vaatajana mõjutad seda osakest, et ta muidu liigub siia läbi kosmose lainena kogu aeg, nii kui sa seda vaatad, muutub ta osakeseks ja ongi see, et ta on samaaegselt siis nii osake kui ka laine ja sellepärast ongi, öeldakse ka, et kõik on justkui üks ja kõik on võimalik ja samal ajal kõik on võimatu. Ja kõik on nagu eraldi. See on see kosmiline jumalik dihotoomia, et üks ja sama asi võib olla väga erinev, et nii nagu sa ütlesid, see sama osakene võibki olla üks ja sama osake on pluss ja miinus üheaegselt. Et teadlased on täna seda juba ka meil tõestanud ja see valik, kas ta muutub siis tõesti plussiks või miinuseks, see on siis selle vaatleja valik. Et nii nagu meil on erinevad sündmused eluseks, et ühe inimese jaoks, kui sajab vihma, on nagu väga äge ja teise inimese jaoks
kes tahab puhata päikse käes, see on nagu väga halb, et see sõltub vaatlejast, et vihm tegelikult ei ole hea ega halb. Ja nii on absoluutselt kõik asjad, ka emotsioonid, kõik meie kogemused, kõik meie mõtted, nad kannavad erinevaid laenguid. Ja need erinevad laengud lähevad siis kas plussi poole või miinuse poole. Et kuna meil on podcast, me ei saa siin pilte näidata, siis tegelikult maailmas on kõik emotsioonid on skaalal juba ära toodud, kui palju on siis negatiivsete emotsioonide sagedus, kui kõrge on positiivsete emotsioonide sagedus. Lihtsalt valik on inimese kui vaatleja poolt ära määratud, mida ta sellele siis sinna juurde paneb, kas plussi või miinuse. Aga nii nagu sa ütlesid, Jungi meetod, mis on juba ammu ära tõestatud, et maailm koosneb lainetest ja vaatleja muudab siis need lained osakesteks. Et me elame tegelikult virtuaalses maailmas, mis kõik toimib läbi vaatleja. Et see elu on selline, nagu sina teda näed. Ja kui meil on 8 miljardit inimest maailmas, siis iga inimese jaoks on see elu täiesti erinev, sest et vaatlejast, tema kogemustest, tema eelnevatest eludest, tema suhtumistest, tema positiivsest või negatiivsest seisundist sõltub see, kuidas ta neid asju näeb. Ja ma arvan, et enne kui me lähme päris selle kvanthüppe ja kvantülemineku sügavustesse, ma arvan, et on enne veel oluline mõista ka seda, et kuidas meie aju toimib ja kuidas täna on teada, et tegelikult meie mõtted ei ole meie peas, me ei loo ühtegi oma mõtet, vaid et meie mõte on just nagu raadio. Ja loeb sagedusi just sealt kvantväljast, peenväljast ja samamoodi saad valida, milliseid mõtteid sa tegelikult mõtted, millist filmi sa tahad vaadata või millist raadiosagedust sa tahaksid vaadata, kuulata. Kas sa tahaksid natukene seda laiemalt lahti selgitada, et mis tähendab seda, et me loeme mõtteid või võtame seda mõtteid kvanttasandist? Kanaldame, jah. Ma mäletan, kui ma 6 aastat tagasi pärast oma õpingute alustamist tulin oma äripartnerite juurde ja rääkisin, et me ei loo oma mõtteid, vaid me kanaldame oma mõtteid ja me saame valida, mida me mõtleme, siis inimesed jagunesid 2 leeri. Ühtede jaoks oli see mega põnev, et kuidas me saame siis valida, ma saan ju valida hoopis teistsuguseid mõtteid, kui mul peas praegult on. Ja siis see teine leer inimesi oli need, kes vaatasid, et Eda on ära pööranud, ta räägib midagi imelikku, sellepärast et mõtted on ju meie peas. Tegelikult ei ole peas mõtted, et nii nagu sa ütlesid, et meie oleme ainult need instrumendid, mis kanaldavad ja me saame valida, mis on probleem. Probleem on selles, et inimesed elavad negatiivsetes programmides. Kõik meie programmid elu jooksul, mis me oleme kogunud, need tulevad osaliselt kaasa ka meie eelnevatest eludest, siis valdavas osas on need negatiivsed. Ja kuna me elame negatiivsetes programmides, meid programmeerivad juba vanemad, kool, lasteaed, valdav osa, ma ei räägi üldse meediast ja kõigest sellest, et see kõik on valdavalt negatiivne, siis inimesed elavad oma negatiivsetes programmides ja väga raske on negatiivsetesse programmidesse teha see muutus, et sa hakkad kanaldama positiivseid mõtteid. See on ülikeeruline, sellepärast et kui sa kuulad ikkagi näiteks kogu aeg rasket rocki ja sa pole harjunud kuulama klassikalist muusikat, siis sa ei võta seda vastu. Et samamoodi on nende mõtetega, et kui sa oled pikki aastaid olnud negatiivses mõttevoos, sa kanaldad negatiivseid mõtteid, isegi neutraalsed, aga sinu elus ei ole positiivsust. Et võib-olla sa oled kuskile takerdunud, sul on mingisugune selline rutiinne mõtlemismall, et siis väga raske on ennast lülitada ümber hoopis teise lainesse. Sa pead lihtsalt vahetama kanalit. See kanali vahetus on kõige keerulisem inimeste jaoks. See on isegi lausa tegelikult füüsiliselt valus, et ma lihtsalt kasvasin oma isiklikust kogemusest, kui sa tõid selle muusika näite, siis mina olin väga harjunud kuulama raadiot ja sellist, ütleme, popmuusikat ja kui ma kolisin kokku inimesega, kes on siis elukutseline muusik ja tema kuulas hoopis teistsugust muusikat, mis on justkui nagu selline analoogmuusika, džässi väga palju, igasugust sellist, kus reaalsed instrumendid mängivad muusika sisse, siis minu ajule oli see nii võõras ja nii valus kuulata alguses, et mina olin harjunud selle arvuti töödeldud muusikaga ja nüüd
aastaid hiljem, kus ma olen siis harjutanud ennast kuulama sellist muusikat, kus on reaalsete instrumentidega sisse mängitud, siis jällegi see popraadio muusika tundub minu jaoks nii valus. Et see on võib-olla üks näide, et kuidas on võimalik seda muutust teha. Et ja see, mis sa tõid ka selle näite, et inimestel ongi nagu programmid peas, et see on ka üks täna tõestatud fakt või et ütleme, kõik, kogu meie elu, kogu meie keha toimib siis läbi programmide. Et ka hästi sarnaselt nagu on arvutil, et kõik need äpid, mis sul seal on, need äpid, mis sul on arvutisse alla laaditud, et selliseid faile sa oskad laadida. Usun, et kõikidel on olnud selliseid olukordasid, kus, ma ei tea, näiteks riigiasutus saadab mingisuguse sellise dokumendi, mida sinu Mac näiteks lihtsalt ei ava, just hiljutine kogemus. Ja selleks, et seda faili avada, ma pean alla laadima spetsiaalse nagu siis selle äpi, mis avaks konkreetselt seda faili. Ja ma arvan, et väga paljudel inimestel on täna samamoodi, et kui me räägime sellest vanast maailmast ja uuest maailmast, siis väga paljudel on veel ajus need vanad programmid või nagu nutitelefonid, aga oleks vaja alla laadida neid uusi äppe, ehk siis seda uut informatsiooni, et uusi äppe oma aiu, et üldse avada neid uusi faile ja uusi programme, mis siis kosmosest tuleb. Ehk siis me jõuame natukene lähemale sellele, et mis on see kvantüleminek ja kvanthüpe. Ma veel natukene täiendan, et see oli hea näide, et on olemas nuputelefonid ja nutitelefonid, et nuputelefonisse sa ei saa alla laadida erinevaid rakendusi, see lihtsalt ei ole võimalik. Et samamoodi nii, nagu ei saa selle suure laiakastiga telekast täna vaadata neid saateid, mida me vaatame nutitelekast, et see lihtsalt ei ole võimalik. Ja maailma probleem täna ongi selles, et inimesed elavad selles nuputelefoni maailmas oma teadvusega, aga maailma teadvus on üle läinud juba nutiteadvusesse, ehk siis nendesse rakendustesse. Ja inimestel ei ole neid, nii nagu sa ütled, äppe, neid rakendusi, millega alla laadida uue maailma informatsiooni. Sest neil lihtsalt puuduvad need programmid. Neid programme peab hakkama endale sisse töötama ja see programmide allalaadimine on tihtipeale seotud geenidega. Et kui inimesel ei ole sellist, ma ütlen heas mõttes uudishimu geeni, et ta on rahul sellega, mis tal on, ta ei taha mitte midagi oma elus muuta, ta on võib-olla 40 aastat teadnud ühte ja seda sama lugu, ja nüüd tuleb keegi ja ütleb, et maailm on teistsugune, siis ta lihtsalt ei võta seda vastu. Tal puudub see rakendus, et seda vastu võtta. Ja meie podcastide üks ülesanne ongi vaikselt hakata inimestele alla laadima neid teistsuguseid uusi programme, et nad saaksid aru, mis tegelikult toimub. Et me võime rääkida siin nendest tarkadest kvantüleminekutest ja hüpetest, aga inimene lihtsalt ei kuule seda. Ta lihtsalt ei kuule, sest et tal on teine programm. Et tal ongi see FM peal, aga meie paneme klassikaraadioteks. Et siis see on see koht, kus me eelkõige on vaja inimestele anda seda informatsiooni, et ta hakkaks üldse alla laadima, et ta oleks võimeline vastu võtma uut informatsiooni. Ehk siis see selgitab seda, et kuidas see maailmas, kuidas me nagu toimime, et me justkui elame illusioonis, me elame siin virtuaalses maailmas ja ainukene, mis võimaldab meil näha kõiki neid värve, kuulata neid helisid, katsuda kõiki neid asju, on tegelikult siis meie aju, mis tõlgendab selle virtuaalse koodi, selle programmi füüsiliseks maailmaks, mida me kuuleme, näeme, tajume. Aga kõik see on juba muutumas, eks ole, juba aastakümneid tegelikult tulevad siis kosmoses täiesti uued programmid, uus teadvus ja see on see, millest me võib-olla räägime ka oma muudes väljaannetes, et vaimsest arengust ei piisa sellest, kui sa lihtsalt teed mingid tseremooniad kuskil, jood midagi. Ja rituaalidest, eks ole, et sa lihtsalt oled oma südamega kontaktis ja oled oma kehaga kontaktis ja tegeled kõikide selliste vaimsete asjadega, millega meil suuresti on siin võimalik tegeleda, tantsid ja teed joogat, et need on kõik vana maailma programmid. See on kõik okei. Ja, see on kõik on okei, aga need programmid ei vii meid uude maailma. Just, et see ei valmista meid ette selleks, mis on siis see kvanthüpe. Ja. No me rääkisime juba korra sinuga, et on olemas kvantüleminek ja kvanthüpe, need on kaks erinevat asja. Maailm on kvantüleminekus juba 50 aasta ringis. Et see oli juba 70-ndad, kui
80ndate algus, 70ndate lõpp, kui maailma hakkasid tulema teistsugused sagedused päikeselt, kõik tuleb päikeselt. Me täna ju näeme, kui aktiivne päike on ja kõik programmid tulevad läbi päikese meile. Ja siis hakkas juba maailm muutuma. Ja ma mäletan, me lasime sinuga siis Komöödi tänaval, see oli aasta 2012, kui räägiti maailma lõpust. Ja siis inimesed ootasid 21. detsembril, osad juba pagesid kuskil maailmas erinevatesse koobastesse ja nad ootasid maailma lõppu. Et mis siis tegelikult toimus tegelikult see 21. detsembril, et maailm astus uuesti järgnevasse sagedusse ja see sagedus oli see, mis hakkas tekitama inimestel mutatsioone, inimeste kehades neid mutatsioone. Et see kvantüleminek on nüüd see pikk periood ja see kestab veel umbes kuskil mingi 10 aastat. Inimestele antakse lihtsalt aega täna, et nad saaksid adapteeruda nende uute sagedustega, uute teadmiste, uute võimalustega ja inimesed peavad ennast selleks ette valmistama. Nüüd kvanthüppe on see on see üks valgussähvatus, mis läbib tervet universumit, jõuab ka meie maale ja muudab kogu meie planeedi olemust. Inimese olemust, loomade olemust, taimestiku olemust, kogu planeedi olemust. Sest et me astume täiesti uude valgusajastusse, valgussagedusse, ehk kvant on selleks ajaks juba muutunud ja meie sagedused planeedil on hoopis teised. Et kui me räägime 50 aastat tagasi, siis meie keskmine sagedus oli 7,8, täna elab maailm hoopis kõrgemates sagedustes. Ehk mikspärast inimesed kardavad kõike neid nõndanimetatud päikesetorme. See ongi see, et nad ei ole adapteerunud kõrgematesse sagedustesse. Nad ei võta vastu ja nendel päevadel, kui päikese sagedus tõuseb, kui tuleb siia kõrgem vibratsioon, mis täna juba ametlikel andmetel on 35+, siis inimesed, kes elavad endiselt oma sageduses 8, no ma ümardan, eks, siis nende aju ja nende keha reageerib sellele väga valulikult. Tegelikult peaks kõik inimesed adopteeruma sellega, aga kuidas see adopteerumine käib, see on juba oma küsimus. Ehk siis kvanthüpe on see üks konkreetne valgussähvatus, mis läbib kogu planeeti, aga üleminek on siis see pikaaegne protsess, kus inimestel antakse võimalus ennast ette valmistada füüsiliselt, vaimselt, mentaalselt, oma mõtetega, oma sagedustega, et inimesed peavad astuma arenguteele, vaimse arenguteele. Ma toon veel korraks siia selle sõna vaimne areng. Tihtipeale, nii nagu me juba korra sellest rääkisime, et vaimne areng on rituaalid, kõik mingisugused dogmad, veedad, joogad, et see vaimne areng on seotud justkui, et see on nagu teatud inimeste rituaalid ja teatud inimeste selline hobi. Aga vaim tähendab tegelikult energiat. Ehk vaimne areng tähendab energeetilist arengut ja energeetiline areng ongi see, kui me räägime, et inimesed peavad oma sagedusi tõstma. See ei ole lihtne, seda ei saa ise teha. Sul peab olema selleks õpetaja, sul peab olema selleks teadmised, sul peavad olema selleks praktikad, kogemused, sul peab olema väga palju selleks, et sa saaksid oma sagedusi tõsta. Ja kui me räägime kvanthüppest konkreetselt, ütleme võib-olla 10 aasta pärast, võib-olla varem, võib-olla hiljem, siis need inimesed, kes ei ole ennast ette valmistanud, need lihtsalt ei läbi seda. Nad põlevad läbi nii sama hästi, kui sa paned näiteks oma mingisuguse, mis iganes, ütleme näiteks lokitangid, paned pistikusse, mis on 360, aga ta on ise 220, ta põleb läbi. Inimesed oma kehadega ja oma närvisüsteemiga põlevad samamoodi läbi. Ehk siis, et tegelikult inimesed, kes meid kuuluvad ja kes vähegi on tegelenud mingit moodi närvisüsteemi regulatsiooniga või õpivad aju ja närvisüsteemi, eks ole, siis kuna meie füüsilises maailmas see aju vajab alati aega, talle ei meeldi kiired muutused, eks ole, et meil tekib trauma, kui meil on mingid muutused, väga äkilised muutused, eks ole, et siin tegeletakse erinevate
traumade lahendamisega, et sellepärast ongi antud aega, eks ole, et see on aegamisi, sa treenid tegelikult oma ajuneuronid kogu aeg samm-sammult võtma vastu rohkem valgust siis nii-öelda, eks ole, valgusfootoneid ja rakud, eks ole, et täpselt samamoodi, et kui see tuleks nagu hetkega, siis kõik inimkond, kõik su rakud inimene põleb läbi, kogu närvisüsteem põleb läbi. Et mis ongi siis see, et meil on vaja tegelikult nii ajuraku tasandil kui ka siis oma iga keharaku tasandil harjutada oma keha vastu võtma suuremat kogust valgust ja sellega seoses ka tegelikult meie füsioloogias, bioloogias toimivad juba muutused, eks ole, et ajus kasvavad uued organid, meie nahk muutub, meie seedimine muutub, meie raku ülesehitus muutub, et täna sellesse me väga sügavuti ei lähe, aga viimased teaduslikud väljaanded juba kirjutavad sellest, kuidas meie raku funktsioon on muutunud, et olla valmis siis selleks, et vaikselt järjest võtta rohkem energiat vastu, mitte siis niivõrd sellisest füüsilisest toidust, kui just rohkem sellest päikeseenergiast ja sellest, mis me saame valgusenergiast, eks ole, toituda. Aga kui me räägime veel sellest kvantüleminekust ja kvanthüppest, siis mis siin on võib-olla inimestel kõige olulisem teadvustada enda jaoks? Siin on nii palju asju, et kuna meie maailm on väga degradeerunud, inimeste väärtused on kuskile jalge alla tallatud, ja inimesed on väga kaugel loojast, Jumalast. Inimesed seostavad seda ainult kiriku, piibli ja religiooniga. Inimesed ei tea, nendel ei ole lihtsalt olnud siiamaani kätte saada võib-olla see ülim tõde, siis täna on informatsioon maailmas olemas, et nüüd ongi need inimesed, kellel on see uudishimugeen sees ja need inimesed, kellel on küsimused, need leiavad kõikidele oma küsimustele täna vastused. Ja kuna meie oleme seotud teaduskeskusega Ukrainas, meie juhataja ja õpetaja on teadlane, filosoofia teaduste doktor ise, lõpetanud psühholoogia, anomaalsete nähtuste uurija, ta tegeleb väga paljude meie maailma erinevate valdkondadega, ta teab kõigest väga palju, siis õppides neid asju täna ülikoolis, saades aru, mida annavad meie koolid, instituudid, õigem on öelda, mida ei anna, siis inimkonnal on eelkõige vaja täna teadmisi. Teadmisi toitumisest, teadmisi oma kehast, teadmisi kosmosest, teadmisi, mis toimub üldse, teadmisi teadvusest, et me oleme ka teadvuse laiendamise keskus, et inimeste teadvus on täna väga kitsalt arenenud. See, et me oleme tehnoloogiliselt teinud suure hüppe, see ei tähenda, et meie teadvus on laienenud, aga kogu see kvantüleminek eeldab inimese teadvuse laienemist, et teadvus on see, mis tuleb kosmosest ja on seotud sellega, milline on inimese ajutöö. Et kui laiendada seda ajutööd, vastuvõttu, informatsiooni, teadvuse laiendamine, see on kõige alus. See on see, mis inimkonnal täna praktiliselt puudub läbi haridussüsteemi. Siit korraks tulles tagasi selle kvantülemineku ja kvanthüppe juurde, et kui me räägime sellest, et see mõjutab iga ühte, siis kas on olemas kuidagi moodi, et ma tõmban endale mingi fooliumi üle pea ja mind lihtsalt ei mõjuta see, mis siin 10 aasta pärast või üldse, mis siin järgneva 10 aasta jooksul saama hakkab, et kui ma ei taha muutusi, ei taha sellega kaasa minna. Jaana Lind võib ka panna pea liiva alla, see ei tähenda, et teda näha ei ole. See on väga... Ütleme, see on väga primitiivne mõttelaad, et see puudutab absoluutselt iga inimest ja inimesed lihtsalt mingil hetkel saavad aru, kui maailmas hakkavad juhtuma need kvantülemineku eelsed protsessid, et midagi peab muutuma, midagi ma pean ette võtma ja selleks hetkeks, kui need asjad hakkavad toimuma meie planeedil, me ju kõik näeme, et kliima on muutunud, loodus on muutunud, loomad on muutunud, ka inimesed on muutunud, inimeste käitumine on muutunud, kõik on muutunud. Et kui ma panen silmad kinni või Jaana Linnu kombel pea liiva alla, ütlen, et see kõik on nii nagu vanasti, midagi ei ole muutunud, siis on 2 võimalust, kas ma ei taha näha, sest et see on minu jaoks
ebamugav, hirmutav ja ma pean hakkama õppima. Või siis teine asi, mul tõeliselt ei olegi neid rakendusi, ma ei näegi neid muutuseid, sest ma elangi mingisuguses oma mullis, oma vanas 3D maailmas ja ma ei näegi neid. Siin on nagu 2 varianti. Ja siis on need kolmandad inimesed, kellel on palju küsimusi, kes tahavad muutuda, kes tahavad areneda. Ja eesmärk on see, et need inimesed, kes tegelikult ei tea veel täna, et nad tahavad areneda, et nendel tekiksid mingisugused sellised soovid, et aga ma tahan rohkem teada. Siis me saame siin sellel kohal inimesi väga palju aidata. No, tegelikult ma arvan, ongi see eesmärk meil leida üles need inimesed, kes otsivad, kes tahavad saada neid vastuseid ja kellel ei piisa lihtsalt müstikast, kellel ei piisa lihtsalt mingisugustest muinasjuttudest, võib-olla nagu minusugused inimesed, kes tahavad ka alati kõik nii-öelda siis teadustasandil saada selgitusi, faktid, et mind on just nende õpingute juures lisaks sellele, et kõik see selline teadmatus ja kõik need uued teadmised ja mu hing tunneb ära selle, et miskid asjad on nagu muutumas, siis minu ratsionaalne aju vajab alati ka seda faktilist tõestust ja neid seoseid, see, mis selgitab täpselt ära, et miks miski juhtub, et mul ei piisa sellest, et keegi ütleb, et toimub kvantüleminek või toimub mingi hüpe või midagi sellist või et meie kehad muutuvad, siis mul on alati vaja olnud teada detailideni, et mis täpselt muutub, kuidas ta mõjutab, ja mis ma ise teha saan. Jah, ja mida ma ise teha saan, et selle tõttu ka kõik need inimesed, keda päriselt huvitavad see fakti pool ja see teaduslik pool, nii-öelda see kuiv osa sellest, et siis ka kõikide nende inimeste teadmised ja küsimused saavad rahuldatud. Aga inimesed võib-olla tahaksid teada, et kellel ei ole kannatust võib-olla meiega hiljem ühendust võtta, tahaksid juba kohe praegult teada, et mida siis teha, et valmistuda selleks kvanthüppeks, kuidas kohaneda selle kvantüleminekuga, kuidas elada üle kõik need järgnevad nii-öelda need väiksemad sähvatused, mis siis tulevad siin päikeselt lähiaastate jooksul, et lähikuudel, eks ole, et kuidas siis tõsta oma vibratsioone, kuidas avada oma ajuneuronid selleks uueks valguseks ja võtta vastu neid uusi programme, et kas on midagi, mida saab juba praegult kohe teha? Jah, kindlasti. Esimene asi on vaadata üle oma suhtumine, et kas ma olen negatiivne või positiivne, millised on minu vibratsioonid. Need inimesed, kes elavad positiivsuses ja kõrgemates vibratsioonides, nende jaoks on see lihtne. Kindlasti tuleb üle vaadata oma toidulaud. Et sel toidulaual kindlasti ei tohiks olla liha, seal ei tohiks olla alkoholi, sigarette, narkootikumidest me üldse ei räägi. Seal ei tohiks olla kõiki neid keemilisi toiduaineid, mis koormavad meie keha, mis ei lase meie kehal just nimelt seda valgust läbi lasta, mis koormavad meie rakke. Kehad tuleb väga tugevalt ära puhastada, et rakud oleks võimelised seda valgust läbi laskma. Ja kindlasti tuleks ära õppida, kuidas mediteerida, õigesti mediteerida. Et see, et sa lihtsalt istud ja teed sellest on väga vähe. Et õiged meditatsioonid, mida see tähendab üldse õige mediteerimine, õiged praktikad, seda kõike on vaja selleks. Ehk siis ütleme, et täna võib-olla mediteerimine, me räägime sellest, et kuidas tõsta oma ajuneuronite sagedust ja tegelikult ja seda saab teha meditatsioonides. Kuidas nii-öelda nagu reaalsed praktikad, kuidas sa aktiveerida oma käbinääret, eks ole, millest väga palju räägitakse, et see on väga paljudel lubjastunud, et kõik see, et kuidas oma erinevaid ajuorganeid tõsta järgmisele tasemele, kuidas seda muuta, et seal on väga spetsiifilised praktikad, kuidas seda tegelikult saab teha. Ja ütleme, kogu oma elustiili tuleb muuta, mitte ainult toitumist ja toidulauda vaadata, aga kogu oma elustiili tuleb muuta, oma suhtumist väga paljudesse asjadesse tuleb muuta, armastust tuleb enda sees üles leida, et me peaksime kiirgama ainult armastust, leppimist ja kõiki selliseid positiivseid tundeid nagu kaastunne, headus, abivalmidus. Me peaksime jätma kõrvale igasuguse kriitika, arvustamise, solvumise, vihastamise. Jah, kõik need, mis on sellised madalad vibratsioonid, agressiivsus eelkõige, eks, et petmine, valetamine, see iseenesest, need on kõik hästi madalad vibratsioonid. Sellest tegelikult räägitakse hästi palju, aga kui sa lähed tänavale, kui sa lähed liiklusesse, kui sa lähed kauplusesse,
kui sa lähed teenindusse, siis sa näed hoopis vastupidist piltimisest, et kõik justkui nagu teavad, kui palju sellest räägitakse, aga inimesed on nagu sellised kahenäolised. Üks asi on see, mida nad teavad ja teine asi on see, kuidas nad käituvad. Jah. Kui ma võtaks võib-olla praegult siinkohal kokku selle, millest me oleme rääkinud, siis põhimõtteliselt, kellel on vaja võib-olla natukene tuua näiteid meie igapäevaeluga, siis sa võidki mõelda sellest kvantüleminekust kui sellest uuest operatsioonisüsteemist, et kui sul on iPhone, et siis seal iga natukese aja tagant tuleb uus iOS, mis muudab sinu süsteemi kogu aeg natukene edasi. Ja meie see kvantüleminek ongi siis see, kus need igakuised uued valgussähvatused ka justkui tegelikult uuendavad, et sul on vaja oma operatsioonisüsteemi järjest uuendada. Et kui sa täna oled näiteks telefoniga või sul on operatsioonisüsteem, mis on veel näiteks, ütleme ka tavaarvuti peal Windows 95, eks ole, et siis ta ei ava neid erinevaid funktsioone, mida kõike on vaja teha, sul on vaja teha inglise keeles nagu upgrade, eks ole, sul on vaja uuendada oma operatsioonisüsteemi oma ajus, oma kehas ja oluline on see, et kõik see, mida sa praegult oma elus igapäevaselt teed, peaks olema suunatud sellele, et see valmistab sind ette siis selleks kvanthüppeks, mis tuleb umbes 10 aasta pärast. Kõik muud asjad on võib-olla nagu teisejärgulised kui see, et see peaks, et mis on kõige olulisem, et su keha ja su aju ja su justkui nagu vaim ja meel oleks valmis vastu võtma neid uusi laineid, seda uut valgust, rohkemat valgust, mitte siis läbi põleda. Ja siin on, ma veel täiendan korraks, et väga olulised on teadmised. Et teadmised on üks osa kvantüleminekust, et kui inimesel puuduvad teadmised, siis ilma teadmisteta kui me võtame näiteks inimese, kes elas 500 aastat tagasi ja talle rääkida midagi täna arvutitest ja muudest asjadest, siis see on absurdne, eks. Et samamoodi on see, et kui me oleme oma 3D programmides vanas maailmas ja me räägime täna kvantüleminekust, siis siin on vaja teadmisi, lihtsalt elementaarseid teadmisi kosmosest, inimesest, teadvusest, see, kuidas meie organism täna tõeliselt toimib, sellest on väga vähe, mida me koolis õpime. Ja. Aga aitäh, kui sa meid kuulasid. Ma arvan, et meie järgmine teema võiks ollagi rääkida. Vaatame, mida inimesed küsima hakkavad meie käest ja valime järgmise teema. Et kuna see kõik on väga põnev, see kõik on väga vajalik, ja siis me kindlasti jätkame oma podcastidega. Aitäh kuulamast! Aitäh kuulamast!